This type of lure is called a spoon. This shape makes it move in the water like a small fish. That blue object at the bottom right. The chance to use Copenhagen are relatively new. There's more strand. Ma olin väsinud mitte millegi tegemisest. Sina andis mulle projekti. Siis mul tekkis selline soov või tahtmine, et võiks midagi koos ühiskonnaga kasulikku teha. Nüüd ma oskan hästi palju asju teha, millest ma varem ei ole isegi unistanud. Sina alustas 2007 kevadel ja tänaseks päevaks on siis Sina raames noored algatanud 5 projekti. Teretulnud on noorte ideed, mis muudavad mingil moel maailma paremaks. Muudavad sinu, su kooli, sõprade või siis laiemalt ühiskonna elu paremaks. Millises valdkonnas täpselt, see ei oma üldse tähtsust. Oluline on, et see oleks hea idee. Sina aitab noortel kõigepealt läbi mõelda selle suure mõtte või idee konkreetseks plaaniks. See on esimene toetus, mis me pakume. Peale seda, kui konkreetne plaan on olemas, aitame me ka selle plaani ellu viia ja millist toetust me siis plaani teostamisel pakume, on koolitused ja seminarid ehk siis uued teadmised. Vajadusel aitame leida rahastust, teine, ja kolmas, ma usun, kõige põnevam osa Sina toetusest noortele on vanemliitlane ehk siis üks nõustaja igale projekti meeskonnale, kellel on kogemused samas valdkonnas, kus need noored tegutsevad ja ta kohtub siis nende noortega regulaarselt ja aitab neil valdkonnas orienteeruda ja projekti väga edukalt ära teha. Sa räägid minuga või? Ma ei näe siin kedagi teist. Järelikult räägid. Minuga eesti keeles räägitakse ainult, on ju? Kuule, mine õpi eesti keele ära, siis tule minuga rääkima. Вместе это клуб, объединяющий эстонную и русскоговорящую молодежь Эстонии для того, чтобы вместе научиться чему-то новому, сделать что-нибудь хорошее своими руками, ну и просто провести хорошо и полезно для себя время. Meil on olnud 4 üritust. Kõige esimene oli filmi ja meedia teemaline, et tuli Ilmar Raag ja rääkis meile, kuidas film ja meedia mõtteid pähe panevad. Ja siis me tegime 3 grupis 3 filmi. Siis järgmine üritus oli Terve Eesti sihtasutusega, kus me saime teada seksuaalsusest ja turvaseksist. Ja siis peale seda oli esmaabikoolitus Punase Ristiga, mis oli hästi lõbus, sest kui koolitaja tuli, siis ta kohe alguses viskas ennast põrandale pikkel ja ütles, mis te teete, kui te näete, et inimene lamab maas. Koos! Hangest alla lasta, langel luhal säravad ja lumi vastu. Oi, säravad ja lumi vastu. Lähme soendame enda ära ja siis puhtaks pestud oleme. Nüüd soendame ennast ära. Panen kinni ja kuiva seal. Alguses sai see sellest, et Essi jalutas tänaval ja ta nägi, kuidas üks kodutu koer ründas ühte vanadaami. Selle peale ta tuli meile kooli ja rääkis minule, Helenale ja Annikale seda. Ja siis me mõtlesime, et me tahaks midagi teha, aga ei oska nagu kuidagi seda alustada või meil oli mingid mõtted olid olemas, aga otsest sellist väljapääsu nagu polnud, et kuidas.
siis läks paar kuud mööda, tuli Heateo Sihtasutus meile kooli rääkima oma programmist. Ja siis me kohe ütlesime, et lähme ja sealt hakkaski asi pihta, et hakkasime projekti kirjutama. Ja nüüd siin me oleme juba 3. korda. No me juba siia loomade hoiupaika tuleme, siis astume sealt uksest sisse, siis kõikidel loomadel lähevad näod nii särava, koerad hakkavad haukuma ja mitte kurja pärast, vaid sellepärast, et vali mind, et neil on just see efekt. Ja siis koerad saavad sellest kindlasti, nad pärast nii õnnelikud ja nii rahul nendega keegi tegelenud. Nad näevad seda, et keegi hoolib neist. Nad saavad mängida, nad saavad jalutada ja samamoodi on tegelikult kassidega. Et kassid ongi niisugused isepäised, aga siiski neile ikka meeldib, kui keegi silitab.